November 2019. Varajane hommikutund Kubijal. Loodus on ärkamas järjekordseks värskendavalt jahedaks hilissügiseseks päevaks. Kuid siiski, mis on pildil valesti? Või äkki just õigesti? Miks teevad sel kaunil kuppelmaastikul intensiivseid liigutusi kontori hüljanud ja lükrasse mähitud täiesti normaalse ehitusettevõtte töötajad? Jaa, sa arvasid õigesti. 3 kuu pärast on Marcialonga suusamaraton ja just täna hakkavad nobekad oma kehasid selle tõsiasjaga kooskõlasse viima. Siin on eriti hea maastik kubjamändide vahel, kus saab harjutada just seda vahelduvtõukelist sõiduviisi, mis on meil võib-olla ütleme nii, et kõige suurema puudujäägiga tehniline element. Ja natukene saab harjutada laskumiskindlust rullidel. See ongi tänase hommikuse trendi põhivõtmesõnad. Natuke lühema sammuga, ära sammu nii pikka ette viska. Just tee tugevam jalatõuge, aga selle võrra saad paremini lühema sammuga keha raskuse tugi jala peale. Treeneri jaoks on siin kõige suurem väljakutse see, et kui me oleme kõik ühiselt koos minema, siis esimese 100 meetri peal on juba esimese ja viimase vahe 200 meetrit. Aga kindlasti saame hakkama ja see ühtlustub treeningu käigus. Mis on vahet Team Nobe liikmel ja elektritõukerattal? Just, see on õige vastus. Vahet on vähe, praktiliselt polegi. Kuid seda alles peale tublit treenimist. Alguses on tase siiski veel natuke ebaühtlane. Ette tuleb kõike, sujuvast liuglemisest väikeste vigastusteni. On või? Ai. See läks selle kõige suurema laskuse peale? Pärast seda, kui selle sina tollistada. Tegelikult ei ole hullu. Ei olegi. Perda ju. Ma ei tea, see stressidest on kahju. Käiski jalg maha niimoodi ja siis Tõepoolest, hullu ei ole midagi. Tasakesi hakkab rullijatel tehnika täiustuma ja akude maht kasvama. Meeskond hakkab koos püsima, rütm ühtlustuma ja tempogi tõusma. Muidugi leidub ka neid, kes esimeste edusammude entusiasmist liiga hoogu lähevad ja vindi väheke üle keeravad. Laskemised hiirsad ei ole. Julgelt ma peale ei lähe. Aeg-ajalt tuleb kerge plokk ette küll. Ja mõtlen ju teid. Aga kardan laskuda hirmsasti. Lähen jalad kõrvalt mööda. Tõusuga ilma selle ilma kahe jala libisemisesta. Kohe uude tõukesse edasi. Tule, ütleme käest kinni. Ma ei tahtnud likud välja, mis me kukume koos. Ma olen nii kondine ka. Ma võtaks selle järgmise kukkumise hea mingi tunni pärast praegu. Siin on just oluline, miks me ilma keppideta sõitu teeme nagu kas võib-olla isegi pisut rohkem kui muidu, on see, et kui meil on kepp käes, me paneme kohe kepi maha pannes, tekib see tasakaalupunkt. Kui keppi käes ei ole, me harjutame hästi palju just seda tasakaalu. Ja oluline on saada siis peale tõuget, keha raskus tugi jala peale. Harri, talle näite selga. Vaadake, ma näitan, pilt ütleb rohkem kui tahad sõna. Viid on siis Ivo ette kakerdama sinna. Tahtsin täie lauluga kurvi võtta, aga oli ees. Keskmine kiirus 10,3. Kui kõnniks sama aeg. Käin ka kiiremini, ei tule. Ai, aga aega on väärtada. Selles suhtes, et jänes oli ikka täiega püksis. Nüüd hakkab väike lõvi juba ehk tulema. Ma käisin Võrus kaklemas. Ma käisin siin kohe ikka sööklubides. Sul on Instagramis ikka teatri ette. See Instagramis ongi sellised pildid. Aga tavaliselt naistel. Ilma vereta. Ütleme, algus oli lihtne. Harjutused ja soendus ja siis lõpus kergliikus edasi tagasi see tuul vastu raske. Marcialongaks veel valmis ei ole, aga peaaegu 3 kuud minna, et
teeb ära küll, ma arvan. Et loodame, et jõuame ka siis maratonile. Et ettevalmistus on hea, et jõuame üldse maratonil lõpuni. See on juba teine asi. Võitsime 41 kilomeetrit. Rasmus jagati kell näitas, et taastumisaeg on 62 tundi. Nii et ma ei tea, mis õhtusest trennist saab. Aga muidu on super. Meeleolu on hea. Õhtuti, kui normaalsed tööinimesed ööklubisse lõdvestuma lähevad, avab värskes õhus oma uksed ka Team Nobe ööklubi. Aga no lõdvestumisest on asi muidugi kilomeetrite kaugusel. Kui treeningud samas vaimus jätkuvad, siis võib 3 kuu pärast nende kehade ja võhmadega võita mis tahes tantsumaratoniga vahetult pärast suusamaratoni läbimist. Mina küll tunnen, kuidas mul lihas läheb suuremaks. What's the move, what's the vibe tonight? Cause I'm trying to look cute, get wild tonight. What's the P, whose house tonight? I can be where you'll be, but it's mine tonight. What's the move, what's the vibe tonight? Cause I'm trying to look cute, get wild tonight. What's the P, whose house tonight? I can be where you'll be, but it's mine tonight. Teeme siin üldkehalist ettevalmistust ehk lihaste jõu vastupidavust. Siis natukene teeme vahelduv tehnika harjutusi, juurde viivaid harjutusi ja siis lõdvestusjooks peale ja ongi tund 20, tund 30. Sellepärast hommikul oli väga korralik rullitrenn ja ütleme, et homme tuleb vähemalt 3,5 tunnine matk, et see on siuke nii-öelda pigem mitte arendav treening, aga taastav treening. Vaikselt tehnika kogu aeg paraneb, füüsis paraneb. Me peame mõlemad pöidlad hästi kõvasti pihku pigistama, et Eestist oleks võimalikult vara lumi maha, sest Barcelona on juba jaanuari lõpus, et no vähemalt tahaks saada kuu aega suusa peal olla. Ehk see, et meie nii-öelda tõsine soov ja väikest viisi unistus on see, et jõulude ajaks on juba Eestis lumi maast ja saaksime suusatama. Siis on, ütlen, et ei ole häbi endal ka pildid kotti panna. Nii, 10–15 minti lõdvestus jooksu peale. Team Nobe ööklubist ei lahkuta paraku mitte taksoga, vaid jalgsi. Täpsemalt joostes. Ja see on treenerite väitel siis see lõdvestushetk. Meeskond kadus ööpimedusse. Kummalisel ja igati üllataval kombel ei kasutanud keegi võimalust pimedas põgeneda. Ning järgmisel hommikul olid jälle kõik rivis. Tere hommikust, Kubija! Eelmisel hommikul rullirajal leitud tasakaal oli üllataval kombel alles vaatamata sellele, et pärast lugematuid öiseid kükke oli peaaegu võimatu enda jalgu ära tunda. Treeningust 2.52 oleme olnud trennis juba. On olnud mitmeid äramineku katseid, seni pole ükski õnnestunud. Nüüd tagant tuleb, tundub viimane otsustav äraminek. Raul Ollega eesotsas. Ütleme nüüd, et nüüd hakkab treeningu see osa, kus terad eraduvad sõkades. Ja enam tagasi ei vaadata. Ja, kergliiklustee. Ikka väga leebe nimi pandud. Huvitav, mida need tee-ehitajad ka teavad? Itaalia on juba menüüs ja Valentino Rossi on ju minu iidol, kindlasti suusarajal, mõtlen temale. Ja ei, ma mõtleks ka, et võtaksin mingi muu spordiala, äkki mingi Itaalia, äkki, kes on hea vormelisõitu. Lihtsalt kiirust üle hoida. Siin on välja mõtlema, veel paigas ei ole. Palju minna on veel lõpuni? Ütle sina mulle. 4 kiltse. 4 kiltse. Marshall Longali 3 kuud. Davai, läheb. Jah, huvitav asi on see treening.
Paistab, et kuskilt otsast peab see alati kuiv olema, et iga elemendi eraldi arendamiseks tuleb kõik ülejäänud käest ja jalast päris ära võtta. Niimoodi liiguvadki nobekad oma eesmärkide suunas, vahel keppideta, siis jälle rullideta, vahel üldse ilma millegita, kuid alati kõva tahtmise ja hea tujuga. Kui muidu võtavad keppe, rulle või muud suusavarustust ära treenerid, siis vahepeal juba Nõmme nõlvadele jõudnud nobekatele sai selgeks, et nendega on liitunud ka ilmataat, kes on otsustanud ära võtta lume. Meie kangelasi see muidugi ei peatanud, ei valges, ei pimedas. Hei, mina olen Mihkel, Nobe suusatüümi üks väga paljudest osalistest. Täna juhtus nii, et imitatsioonitreeningu peatreener Taavi puudus ja viisin läbi Nobe Marcialonga ettevalmistuse imitatsioonitrenni siin Nõmmel trummiradadel. Miks me seda teeme? Selleks, et tal oleks tugevaks saada ja sellepärast, et lund ei ole. Et trenni olemus on keppide najal mäest üles ronimine, imiteerides võimalikult täpselt suusatehnikat. Marcialonga raja üks niisugune maasikas ongi lõputõus, mis kestab umbes 2 kilomeetrit. Selle jaoks teeme siin iga nädal teisipäeviti tööd. Imitatsioonitrenn on füüsiliselt ilmselt kõige intensiivsem, et pulss käib väga palju üles-alla, tõusust üles jõuame, on ilmselt niisugune 160-170 pulss. Alla tuleme, siis ideaalis võiks kukkuda sinna 130 juurde ja siis on kohe uuesti üles, et niimoodi 1,5 tundi ja see on raske. Kuigi mitte kellelgi Nobe tiimist pole näitlejaharidust, õnnestus suusataja rolli kehastumine kõigile väga usutavalt. Rolli elati sisse niisuguse pühendumisega, et imitatsioonitrennist sai senise ettevalmistusperioodi ilmselgelt kõige suuremat pingutust nõudev etapp. Pikkadel mäkketõusudel tuli ju kõige muu kõrval pidevalt teha ka endale eeskujuks oleva kuulsa suusataja nägu. Ainsaks kergendavaks asjaoluks imitatsioonitrenni juures olid jalast puuduvad suusad, sest lume puudumise tõttu oleksid need olnud lihtsalt jalus. Tõsine suusatamismäng Nõmme nõlvadel vormis tiimi kehad ja vaimud sitkeks, kuid käes olid alles pimedad novembriööd ja ees ootas veel kõvasti katmata kilomeetreid ja põletamata kilokaloreid. Nii, tänane treening saab olema kontrolltreeninguks, kus me testime sportlaste füüsilist vastupidavust ja kehalist saavutussuutlikkust. Teeme seda NATO testi formaadis, kus me alustame kätekõverdustega 2 minuti jooksul maksimaalne korduste arv, selle järgnevad kõhulihased ja lõpetuseks 3,2 kilomeetrine jooks. Muretuks liuglemiseks võib suusatamist pidada ainult eemalt vaadates. 45 või koguni 70 kilomeetri läbimine suuskadel nõuab suurepärast üldfüüsilist vormi. See omakorda nõuab ülikarmi ettevalmistust ehk lihtsalt üket. See on üks samm teekonnal Marcialonga poole. Lühendit kasutatakse sellepärast, et trenni pideva intensiivsuse tõttu pole lihtsalt aega ega energiat neid 2 sõna välja öelda. Üke ei jäta ühtki lihast puutumata. 65. Nii väga, kui nad ennast ka varjata ei püüa, vormi aetakse nad kõik. Muide, kas teate, mis teeb treenerist tõelise professionaali? Loomulikult võime teha edukalt tööd ette antud materjaliga. Ainult 3 kuuga terve kontoritäie valgekraede ühes tükis ja tervelt maratoni finišisse viimisega võrreldes on näiteks Erki Noole või Gert Kanteri tippu viimine käkitegu.
Kas sul? Raske, aga sport. Comigo eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto, eu tomo drink e eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto, eu tomo drink e eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto, eu tomo drink e eu fico tonto. See ala ei ole minu tõmb. Trenni tehti tõeliselt kõvasti. Nii kõvasti, et sportlase elu hakkas juba normaalne tunduma. Rulluiskudel läbiti kokku enam kui 6500 kilomeetrit. Keppide klõbinal imiteeriti üle 360 tunni suusatamist ja üket sai tehtud rohkem kui 200 tundi. Seda kõike oli parasjagu nii palju, et lõpuks sai isegi lühend üke tagasi oma algse tähenduse. Ülikarmist ettevalmistusest sai üldkehaline ettevalmistus. Ma arvan, et ei tulnud nii hea, kui tahtsin. Mis vahet tuli teine? Tuli. Kulda väärt aeg pidi tulema. Päris raske. Mis tunnen? Väga hea. Mis suusatab? Kahe 2019. aasta talvel oli ilmataat võtnud ette põhjalikumat sorti imiteerimismängu ja otsustanud peita ära lume, mis ausalt öeldes oli temast üsna kiuslik inimeste suhtes, kel oli plaanis valmistuda suusamaratoniks. Nagu arvata võis, võtsid nobekad seda lihtsalt kui väljakutset ja asusid peidetud lund otsima. Kuna nobekad on ikkagi ehitajad, ehk siis ratsionaalselt ja loogiliselt mõtlev rahvas, siis viisid lumeotsingud neid loomulikult Soome. Kui Soomes lund ei ole, siis pole seda kuskil ja isegi Greta Thunberg koos jõuluvanaga ei leiaks seda üles. Aga nii algas Tiim Nobe esimene suusareis välismaale. Lund otsiti kõikjalt ja kuna Soome on suur ja lai maa, siis kulus selleks terve päev. Lõpuks lumi leiti kaugel põhjas, paigas nimega Vuokatti. Päev otsa autoga sõita ja lund otsida, et saaks 2 päeva suusatada ja siis jälle päev otsa tagasi. Sellist asja teeb ikka ainult tõeline fänn ja seda iga tiimiliige ka oli. Kirjutati ennast hotelli sisse ja lõpuks ometi saadi teada, mis tunne on suusatada. Päriselt. Kõigepealt lihtsalt vaadati ja imetleti. Lund, seda imet, mida nüüd lõpuks oma silmaga nähti, oli juba nii hästi õpitud ette kujutama. Ilma lumeta oli õpitud tegema kõike lumega seonduvat. No tõesti, kõike välja arvatud lumesõda ja lumememme. Me kõik, eestimaalased, oleme ju ikka oma elus lund näinud ja enamjaolt oleme kõik ka suusatanud. Vähesed ei ole. Seda üllatavam tundub tõsiasi, et niisuguseid leidus ka nobekate tiimis. Peab ikka ambitsioonikust olema, et võtta pähe 3 kuu enamjaolt kuiva trenni järel, minna ja sõita läbi rahvusvaheline suusamaraton ja veel 70 kilomeetrises täismahus. Aga kui sa filmid, siis ma kopetan. Aga lumega polnud tükil ajal kohtunud ka vilunud suusakogemusega sportlased ja neilgi oli reaalne kohtumine kõigi suusaspordi elementidega värske kogemus. Kuule võimas, mulle meeldib lumi. Väga äge oli. Täiega cool. Mega emotsioon. Ma lihtsalt karjasin Merjale, ma ei oska pidurda, paneti hoogu juurde, ma ei oska Pidin harjutama. Mul olid need olle sõnad tõusud, kühvelda.
uus ja külm päev. Puhas ilu, täielik murdmaasuusataja lumine unenägu. Igatahes on neil kahel tõelisel talvepäeval kogu tiimi emotsioonid 24/7 täiega laes. Marcialongaid on jäänud täpselt 15 päeva. Oleme Vuokatti laagris Soomes. Esialgu pidime minema Otepääle Tehvandile harjutama, kuid kuna lumeolud on kehvad, tulime siia Soome. Ja nüüd ootab ees 3 päeva raskeid treeninguid. Täna oleme siis teisel päeval. Eile esimene päev möödus väga hästi. Inimesed, kes said esimest korda lumel, näod olid naerul nii kukkudes, sõites, laskudes. Tundub, et inimesed saavad aru, miks suusasporti tehakse. Nüüd eriti pingutan. Õpitakse terve päev. Laskumist, tõusmist, pidurdamist, ehedat talverõõmu nautimist ja palju muud. Senistele trennimahtudele lisandus lõpuks kogu tiimi peale kokku enam kui 2950 kilomeetrit puhast naudingut päris suuskadelt. Some decide to party. Watch me now, rockin'. Gone spiritual now. Some decide to party. Watch me now, rockin'. Gone spiritual now. Ossikükkeid ja Ossikükkeid ja Ma arvan, et täna on juba igaüks on võimeline valitud distantsi läbima. Lühema distantsi läbimise võime on neil kindlasti kõigil olemas. Kes on pikale kirja pannud, on kindlasti julgustust juurde saanud ja distantsi muutma ei hakka. Täna on siis teise päeva õhtune treening. Hommikul sõitsime 2,5 kuni 3,5 tundi, sõltuvalt siis inimesest, mõni tuli varem välja. Liigutus enam nii terav ei ole kui hommikul, aga tehnikaharjutusteks on piisav. Ja õhtune trenn koosneb siis peaasjalikult tehnikaharjutustest ja igaüks teeb väikese suusatiiru ka peale, et õpitud kinnistada. Lõpuks on see kauaoodatud päev kätte jõudnud. Lennujaamas sagides hakkab reisiärevuses tiimi trimmis lihastes vaikselt kogunema testosteroon ja karastunud vaimudes endorfiinid. Asi läheb põnevaks. Algab reis Trentinosse, Itaaliasse. Di Fassa. Väikese imekauni mägilinnakese ja kogu sealse kandi suurim sündmus ongi Marcialongas suusamaraton, mida peetakse igal aastal alates 1971. 4 Itaalia suusatajat, kes olid osalenud kuulsal Rootsi Vaasalopetil, otsustasid toona siin samuti suusamaratoni korraldama hakata ja ootasid esimesel aastal itaallastele omase ülevoolavusega 100 000 osavõtjat, aga aastal 2020 oli neid stardis tõepoolest ligi 10 000. Nobekad nende hulgas. Kohe, kui on ennast kenasti sisse seatud, meenub kehadele see peamine, milleks tuldud sai. Mispeale siirdutakse joonelt trenni. Nii, nüüd oleme tulnud oma mikrofonide ja kaameratega Põhja-Itaalias, Trentino provintsi, kus toimub siis siin Val di Fassa korus järjekordne Marcialonga suusamaraton, kus
eriti suure osavõtjaskonnaga on esindatud nobe rahvas. Oleme juba reporterile aru andnud oma tegemistest. Hakkab kulmineeruma kõik see tehtud treeningkilomeetrid, kellel rohkem, kellel vähem. Eks siis näha ole, igalühel on eesmärgid, püüda kinni esimestel on eesmärk püüda kinni tagumised. Vaatame, palju käsi lükkab ja palju suht kribiseb. Mõte Marcialonga maratonile tulla on mul tegelikult juba algusest peale peas tiksunud, aga ei uskunud, et inimesed võiksid nagu sellega kohe kaasa minna, kuna suusatamine Eesti oludes viimastel aastatel ei ole just kõige populaarsem tegevus. Maa on must ja kes seda rullitrenni vihma ja tuule käes ikka teha tahab. Pärast 2 võistlust, kus inimesed nägid, et see sportimine on tegelikult tore, need ühised treeningud, mis me teeme 3-4 korda nädalas, aitavad parandada nii füüsilist vormi kui vaimset võimekust ja lähendavad kollektiivi. Kööginurgas enam biojuttu nii väga ei kuule, rohkem on spordijutud üleval, kes millal trenni tegi ja kui palju sõitis. Siis tundus õige hetk proovida suusamaratoni. Esialgu minu isiklik soov oli, et 10 inimest võiks ikkagi väljas olla. 10 inimest kokku tuli väga ruttu, tuli tegelikult 20 esimese üleskutse peale ja sinna veel lisandus paari kuu jooksul 10 inimest, ehk siis kokku valmistus Marcialonga maratoniks lähes 30 inimest. Kohal meid on siin mõni inimene küll vähem, erinevatel põhjustel kõik ei saanud osaleda, kuid 27-28 inimest on ka väga tubli saavutus ühe ettevõtte jaoks, kellel on kontori personali lähes 70 inimest. Marcialonga lootab siis pikema distantsi läbijaid ees 70 kilomeetrit rada jõe kallastel. Esimene ots sõidust kulgeb valdavalt ülesmäge, umbes 20 kilomeetrit. Seejärel on tagasipööre, suundume teisele poole jõge ja sõidame 50 kilomeetrit valdavalt mäest alla. Kogu Marcialonga kulminatsiooniks on viimasel 2,5 kilomeetril olev lähes 200 meetrise kõrguste vahega olev tõus, kus kohast on vaja siis 2,5 kilomeetriga üles ronida. Ilmastikuolud Marcialongal on väga vahelduvad, et tavaline Marcialonga näeb välja selline, et stardis on meil -5 kuni -10 kraadi külma. Sõidu kestel läheb temperatuur 0 lähedale ning sõidu lõpp tavaliselt on +5 ja ekstreemsematel juhtudel oleme isegi +10 kraadiga jõudnud Cavallesesse. Nüüd võiks öelda üldiselt, et ilus suur tort on valmis küpsetatud ja homme jääb siis vahukoorele ainult see kirsitükk peale panna, kes sõidab 45, kes 70 kilomeetrit. Ma arvan, et kõik on võimelised selle distantsi läbima täiesti normaalselt. Kõik need kilomeetrid, mis viivad üles ja alla nagu elu isegi, on garneeritud võrratute vaadetega, mis on Itaaliale omaselt rikkalikud ja viivad mõtted millelegi, mida pärast maratoni nautida. Mozzarellased mäetipud ja pestoga kaetud nõlvad, millel vonklevad spagetilaadsed lumised viirud. Pannakota toonides majakesed, väikeste tiramisu karva tänavate ääres. Siin on, mille nimel kaloreid põletada. Libiseb hästi, aga pidamist ei ole. Ei saa seadistus paika siin. Ja mulle väga meeldib siin väga head pikad laskumised ja on küll mõned tõusud ka, aga laskumised, see kaalub kõik ülesse. Loodan homsest eelkõige seda, et ei oleks eesmärk võita oma kolleegi, kontorikaaslasi, vaid tuntaks rõõmu suusatamisest, ilusast suusarajast, suurepärasest teenindusest, mis meid raja peal ootab.
Stardis on ühtekokku 7000 inimest, 7000 inimesest 100 inimest või 100 võistlejat on eliitsuusatajad, kes sõidavad võidu peale. Nende järel on selline 700-800 tõsist harrastussportlast, kelle soov on kindlasti naabrimest parem olla, kuid ülejäänud 6000 sõitjad tegelikult tulevad siia nautima suurepärast loodust, ilma, mägede õhku. Täna teeme veel mõned suusahoolde protseduurid, harjame suusad ära, anname suuskadele viimase lihvi, et need oleksid üle platsi. Homme startimine toimub lainetena, kõik 7500 inimest on jagatud 14 lainesse. Igal lainel on oma stardiaeg, ehk siis stardiaeg on alates 8 kuni kella 9-ni, 9:15-ni. Iga sportlane läheb oma koridori õigel ajal ja paneb suusad alla ning suundub rajale. Tahaks nagu naerda või nutta või jälle ta naeratab, kõik naeratavad, aga miks toimub, miks te naeratate kõik? Nii, see päev on kätte jõudnud ja ma olen valmis. Teeme seda 70 kilomeetrit ära, nagu nalja. Valmis, aga eks näis, mis tuleb. Midagi. Peame siin nüüd pool tundi sooja tegema. See käib niimoodi, et mina kükitan ja siis kükitad sina. Nii. Jah. Sa nägid meie konkurente või? Vaata neid numbritega inimesi. Nad ei suuda püsti. Kas kõigil on kotid ära antud? Kui tahate veel lapsi saada, siis on vintstapperiga trussikuid. Vaatame, kui ellu jääb lihtsalt. Ei tohi lollusi teha. Viimased 10 minutit on stardini ja meie suur sportlik kollektiiv on siin viimase ettevalmistuse tegemas. Küll natuke näpistab, aga kohe varsti on stardipauk ja siis läheb juba mõnusaks. 2, 1. Ootan põnevusega. Laskumisi. Äkki jääb elama ka. Elagu Eesti! Nobekate rõõmsatelt nägudelt võib selgelt lugeda, et võit ootab ees kõiki. See võit, nagu ütles Taavi, ei ole loomulikult võit ei oma kolleegi üle, vaid võita tuleb ikka see kõige kõvem konkurent. Võita tuleb iseennast. Lõpuks see algab. Lõpuks lükkab start kõik need tantsuliselt nõksuvad käed, jalad, puusad ja pepud rajale ja kogu see kuude vältel valatud higist kogutud võhm leiab endale selge kanali, millele keskenduda. On kirjeldamatu tunne olla osake sellest poost, mille energia tundub nii võimas, et sellega võiks terve nädal aega terve Tallinna tänavaid valgustada. Maratoni stardipaiga nimeks on Moena ja seda, kas kõik Predazos või Cavalleses asuvasse finišipaika jõuavad, saab veel näha. They're all dead. They're all dead. They're all dead.
teistest läbi kohe. Läbi jooksime, püstime. Ees on keegi kukkunud, vaja meega soja. Kartsin, et pingutab üle, aga kallid kolleegid ei lase isegi sõita vist. Väga hea. Ja üldse raske. Juba puhkus Mehhikos. Väga hea. Läheb. Pensionäridest läbi. Nad on igal pool. Nad ei lase mind läbi. Aga väga äge on nagu. Raske on suuti teha pidada väga hästi. Aga päris sure on tegelikult ka, tuleb mainima. Läheb. Get a phone call from the queen with 100 heads. She says that they're all dead. She tried the last one on, couldn't speak, fell off, and now she just wanders a hall, thinking nothing. Hei, Kardo! Väga hea! Hoia kohta! Once there was a man who had a little too much time on his hand and never stopped to think. When his night came to an end, he tried to grasp for his last friend and pretend that he could wish himself health on for the foe. Üks 38. Pane juba käed juurde ette. Okei. Võita selliselt, 65. Jõuad järgi. Kurat, toob läht. Sobib pikkus või? Coca-Cola tahad järgmise? Ta oli 1.30 taga, aga nüüd on 2.10-2.20 taga. Ei, päris nagu praegu reaalselt, tegelikult on ta eespool just. Jaa, muidugi võidab. Vana tarkus ütleb, et ei võida mitte tugev eesliin, vaid otsustav on tugev tagala. Tagala tegeleb info edastamisega ehk tulejuhtimisega ja üldse. Kellel pole suusakeppe ega Coca-Colat rindele saata, see pühkigu suu võidust puhtaks. Minut 25. Ma mul on meeter see. Minu pikkuse kepp, ma tahad või? Mees, sa jõuad järjest lähemale, mine. 55 sekundit. Mine. 55 sekundit. Jaagat! Väga lahe. Panid järgi või Eesti ootan? Panid järgi või Eesti ootan? Olemas. Maraton on kestnud juba mitu tundi. Endiselt naerused suud hingeldavad üsna intensiivselt. Nii mõnelegi rõõmsale silmapaarile on lisandunud värvikat virvendust. Sõna pingutus on võistlejate peas juba suure, isegi väga suure P-tähega. Ja tugevamad on üldisest grupist ette eraldunud. Nemad, tuleb välja, võistlevad iseenda ületamise kõrval ikka ka üksteisega. 3 naist ei ole meeste peagrupist maha jäänud. Naiste tase on ikka meeletu tänasel päeval.
esimene nobekas finišis. Võiks öelda, et tiim Nobe lipulaev on Taavi. Ta on tõeliselt tugev mees. Kõik temas on tugev isegi nimi. Taavi Kaiv on nii tugev nimi, et kõlab ka itaalia keeles veatult ja äratuntavalt. Mööda minnes võidab ta ka Peeter Nordhugi. Jääb vaid loota, et kaotus lihtsale Eesti ehitusmehele ei saanud maratoni aasta lõpul avalikkuse ette tulnud probleemide põhjustajaks. Kuigi mine tea. No Pekk on numero 2, Rasmus. Lõputõus oli jube raske, aga äravad olid. Ajaks oli 4.15. Ja 3, alati sitke ja võistlusvalmis vanameister Jaaganti Priit. No kuidas oli? Olgu siinkohal vahepalana kiidetud korraldajaid. Kõik oli super. Kõik välja arvatud rada, mis tõi võistlejatele meelde lapsepõlve hommikud. Ja seda paraku mitte positiivses mõttes, sest lumise talvede asemel meenutas rada pigem mannaputru. Aga no mõni ime. Mis sest kokku keedetud lumest ikka 10 000 suusapaari järel järgi saab olla? Väga hea. Kerge väsimus hakkab tulema ja palju pole minna käinud. Suure maad. Aga väga hea või? Super. Rada, mega. Eesti tegi sitest tööd. Anna ainult minna. Oleks, raske. All right, Alan. Tule. Ära olla anda. 3 kilomeetrit veel. Käed koomale, käed liiga laiali. Raske on! Tegelikult finišin siin samas. Päriselt? Jah. Palju õnnes. Ma arvan, mulle 5 kilti veel minna. Sorry, et sükest välja tegin. Ei, nemad ütlesid mulle 3. Ja. Täitsa crazy. Esimesed 20 kilti oli väga kerge ja siis oli nii ja naa hästi jäin oli ja eliitgrupi mehed, miks see meile rada ei jätnud, meil ei olnud jälgi enam. Siit nad tulevad. Üks võit teise järel. Lõpetavad peaaegu kõik. Taavi tegi väga head suusad, aitäh talle, aga natuke ei puudu. Teda veel kätte ei saanud see. Nagu kunagi triatloni, siis rattamaratoni ja nüüd siis suusamaratoni. Siin on ainult profid. Nii oma töös kui ka spordirajal. Nii treenerid kui ka sportlased. Tehtud! Väga hea, ainult rada ei olnud. Kõik oli väga hea. Suusad ja libisid, aga ei pidanud. Aga see on väga äge. Tehke kõik. Jumala tore. Nii. Natukene vist võtsin siis väga õige pisut. Pole mingi papist poiss! Pole eestlane kinni, sina maksud jooksuda peestil kinni. Tule!
Complimenti! When I woke, I was not awake. The light from the sun fell so far away. Straight for the sun from the depths I sprang, and I drank from the sea. But it opened up and swallowed me, so I sank down deep. Now I'm drunk and like a seasick dream in the stream. I am awake. Cristina Carson Anna ja Cristina Carson. jah, kõige kiiremad lõpetavad esimestena ja kõige tugevamad viimastena. Tõelised eneseületused sündisid juba sumedas Itaalia õhtu hämaruses. Veel kõigest mõni kuu tagasi proovis Grete esimest korda suusatada. Ja täna on ta ainus tõeliselt nobe naine, kes läbib maratoni täismahus. Kõik 70 kilomeetrit. Täiesti uskumatult võimas. Väga tubli. Maailma kõige tugevam naine. Väiksed kaalad, kus on teie väiksed jooned. Võipa. Mis tee jalgu meeldate ja oorille heidate. Pepuga. Hakake juba minema. Koju. Tõdlu. Ja Priit, hakkame minema. Trammiga. Cavalese per il gran finale. Rinni peab minema või? Päris lasta. Start!